ma arvan, et kui 10. aastapäeval tehti, ma ei tea, mingi turu-uuringut, aktsiaselts tegi mingisuguse uuringud, mis oli esimese 10 aasta nagu kõige tähtsam, kõige tähenduslikum nagu olulisem sündmus Eestis ja rahareform oli nagu esikohal pika puuga, eks ju. Nii et see oli nagu isegi rohkem kui näiteks Vene vägede väljaviimine, nii et lõpuks see võeti ikka väga nagu omaks. Ja siin peab muidugi rääkima Siim Kallasega, kes oli siin ikkagi see nii-öelda selle armee kindral ja kindlakäelise seda protsessi juhtis ja muidugi Tiit Vähi, kes oli peaminister, eks ole, nad viisid seda protsessi läbi selles mõttes väga täpselt. Tegelikult võiks sinna lugeda ka kõik see 20 000 inimest, kes raha vahetasid ja nii edasi ja turvateenistused ja kõik aga siis Eesti Pank, see oli siis Eesti Pank ja tegelikult ütleme see juhtgrupp, kes oli siis, eks ole, oli minu parem käsi oli Urmas Kaju, siis oli Enn Teimann, kes juhtis kogu seda korralduslikku staapi ja Vahur Kraft, kes juhtis seda nii-öelda panganduse poolset neid ümberkorraldusi ja igasuguseid pangatehnoloogilisi töid. Keda peab veel eraldi ära märkima ja ka panganõukogus oli see tunda Rudolf Jalakas. Tema oli tõesti varatu mees ja tema kogemus ja tema rahulikkus ja tema nõuanded olid hädavajalikud. Ma arvan, ilma temata oleks võinud küll nii mõnigi asi rohkem viltu minna, aga ta teadis täpselt, mida öelda, kuidas öelda ja tema tarkus oli ikka väga suur ja Eesti riik peaks olema talle väga tänulik selle eduka rahareformi eest. Siim Kallas niikuinii ja kes tema ümber, aga kui vaadata nii nagu laiemalt, et ega Arto roll oli ikka erakordselt suur. Nii et tegelikult kõige kaalukamad otsused ja ka see, et niimoodi rahareformi üldse julgesime teha, tegelikult ega see paljuski tema kogemusele tugines. Tiit Vähi oma sellises emotsionaalses konkreetsuses. Ta oli, selles suhtes oli ta väga otsustavust täis, mis oli antud kelle ainu võimalik hoiak. Kallas pidi seda kogu koreograafiat, nagu, et vaatame, et kõik need asjad jooksevad paralleelselt, eks ju, et samad need et see oli võidujooks, et kas saaks seda kulda tagasi siis juuniks, kõik, et rahatähed jõuaksid kohale, et seadus erinevad päris palju juriidilist tööd ka. Ma mäletan väga suurt rolli, Rudolf Jalakase rolli ja muidugi ka Ardo Hanssoni rolli. Tähendab, Rudolf Jalakas oli see soliidne Rootsi eestlane pankur, kes ei ütelnud nii palju, et tehke seda, vaid ta ütles seda, ärge tehke. Aga see oli ka väga vajalik, sest me olime võib-olla liialt ägedad tegelikult oma plaanides. Ta ütles, et pidage hoogu natuke, ei ole vaja teha niimoodi. Ma ütleks niimoodi, et Ardo Hanssoni roll ei ole vähem tähtis, kui oli Jeffrey Sachsi või kellegi teise roll selle rahareformi tegemise juures. On selline tänutunne ja soe tunne, mis kuidagi mind alati valdab, eks ole, et tänutunne selles mõttes, et tänu siis Eesti Panga inimestele, tegelikult tänu ka kommertspankadele, tänu siis Eesti inimestele see reform ju tegelikult sai teoks. Üks väga oluline niisugune selle mentaliteedi kujundaja ja vaimne juht oli Rudolf Jalakas, kui siis need vaidluses oli käinud, et kas ikka see tuleb ja kas ikka saab ja siis jälle tulid ühelt poolt ja teiselt poolt need autoriteetsed arvamused, kuidas see kroonika sellisel viisil konverteeritavana ja otse niiviisi, et see ei ole reaalne ja ei ole ikka nii ja nii edasi, siis ma mäletan, kui Rudolf Jalakas ütles, et kui Eesti Vabariiki loodi, siis öeldi ka, et see ei lenda, et nii väike riik see ei lenda. Aga me nägime, Eesti Vabariik oli nagu kumalane. Füüsikaseaduste järgi kumalane ei saaks lennata, aga ta lendab siiski. Ja nii tuleb ka Eesti krooniga. Ta lendab siiski.